Tõstame need väiksemad kaamerakotid nüüd siit eest ära ja teeme ruumi suurematele seljakottidele. Siin on Veloce seeria kotid. Üks on natukene suurem, teine veidikese väiksem siin selle kõrval. Siin on samamoodi näha seesama Manfrotto logo imiteeriv õmblustöö ja siia alla käib samamoodi statiiv kinni. Kõrval on sellel ka taskud ühel pool ja samamoodi teisel pool. Need on sellised tavalised taskud. Siit ei saa mingit kaamerat välja võtta. See on sellepärast nii, et need Veloce kotid on nii-öelda täis fotokotid. Kui ma selle luku nüüd siit üles läin. Ehk siis käib see üks suur kaamera lahter siit niimoodi lahti ja siis avaneb siit selline koht, kuhu saab siis neid kaameraid ja objektiive pista. Näitan kõigepealt, mis siinpool on. Siin on pealpool sellised väikesed lahtrid, kuhu saab panna mingeid mälukaarte ja pliiatseid ja siis siia saab panna veel sülearvuti. Siia läheb päris suur sülearvuti. Minu suur 15-tolline Dell läheb siia täiesti ilusti ära ja nagu näha, ruumi jääb veel ülegi. Et kaameralahtrisse mahub ka päris palju asju. Siin on need samad statiivi kinnitamiseks mõeldud rihmad kaasas. Siin on ka selline piklik punane padjand Manfrotto logoga, mis siis käib kaamerale toeks objektiivi alla. Et see objektiiv ei kõlguks seal niisama. Et siis, mis siia läheb? Siia suurde lahtrisse läheb loomulikult statiiv. Loomulikult peab Manfrotto mõtlema, kuidas statiivi fotokoti sisse panna, mitte ainult fotokoti väljaspoole. Ja siia võib siis hakata laopima igasuguseid muid asju. Siia läheb peaaegu see Pentaxi pikk 60-250 ära. Siia siis saab panna veel objektiive. Siia ei ole seda kõige parem panna. Siia vast siis kaamera. Kuskile siia võib lükata ka välklambi või panna selle niimoodi siia. Et praegusel juhul ei ole siin mul nii suurt objektiivi siin, et ma peaksin kasutama seda padjandit siin, aga ma võin sellega ka kindlustada selle kaamera siin ära, nii et sellele padjandile leiab kindlasti väga häid ja kasulikke rakendusi. Mis siin üleval pool on, siis on samamoodi selline metallist klamber ja siit käib veel lukkudega lahtise ja siis siit pääseb ligi sellisele sahtlile, kuhu saab panna siis oma isiklikud asjad ja ilmselt saab need vahetükid ka kohandada niimoodi, et siia üles saab panna kaamera, ehk siis, et saaks kaamerat siit niimoodi lihtsalt välja tõmmata, et ei oleks vaja koti seljast täiesti ära võtta ja seda suurt kaamera lahti lukku siit tagant lahti teha. Et selline kot siis Veloce 7. Veloce 5 on täpselt samasuguse funktsionaalsusega. Siin üleval selline klamber, kus saab teha lahti sellise suurema lahtri ja siis taga täielikult suur fotolahter, kuhu saab siis panna fotoaparaadi ja muud asjad kenasti sisse. Et midagi sellist. Ja see statiiv, kui ma selle nüüd, siin selle koti sees, et see statiiv ilmselt peaks ka siia ära mahtuma. Okei, see statiiv ei mahugi, siia tuleb midagi kompaktsemat ilmselt leida. Tegelikult kuidagi moodi ma selle siia ära isegi võib-olla pigistaksin, aga ei ole vist mõtet praegu. Ja siia mahub ka sülearvuti. Samamoodi ja samamoodi väikesed taskud siin tagaküljel. Et sellised kotid on siis Veloce seeria kotid erineva suurusega. Aga läheme nüüd tõsiste meeste kottide juurde.